Tere õhtust ja alustame järjekordselt vabrikuseminari podcastiga. Kõigepealt alustame, külas on Urmas Vilman, aga sinna me veel jõuame. Praegu alustame toetajatega. Nagu ikka annabis.ee, minge sinna lehele ja ostke kanepi ravitooteid, kreeme, kraame. Et see, mida ma praegu ekraani peal näitan, seda näiteks Tšehhi võrkpallikoondis määrib endale peale minu veel, nemad ka saavad sealt suurt abi. Siin Kalamaja Kammerteatri saalis toimub homme ja siis ka järgmisel neljapäeval, 21. 28. novembril Andrus Kivirähki Sinised kilesussid jalas, Indrek Taalmaa, staar Indrek Taalmaa mängib üksinda 6 rolli. Võib-olla on veel pileteid piletilevis, aga kindel ei saa olla. Nii, sõsarkanalid, Edmund Pööki seltsi YouTube'i kanalil soovitan Rupert Sheldrake'i TED Talk, mis tal ära keelati. Teadus ei suuda selgitada tõsiasja, et meil on teadvus. Äärmiselt huvitav, selline 18-minutine klipp, nagu TED-i klipid ikka. Ja siis Ring podcast, nüüd viimane 17, see mis nüüd eetris nüüd juba on Kristjan Puusild, täna läks ülesse, analüütilise psühholoogia seltsist, räägib hingemaailmast. Ja nüüd siis saate juurde, et Urmas Vilman, tere Urmas! Tere, tšau Sarka ja kõik miljonid podcasti kuulajad üle maailma. Jaa, meil on siin peale selle veel, ta on Kammerteatri kodulehel, Spotify's ja Apple'i podcastis. Aga otse läheb... No siis on 10 miljonid. No jaa, aga otse läheb ainult siit. Aga mis sa arvad nüüd sellest algusest, et mul on paljud öelnud, mis kuradi asja seal teed, näite mingid reklaame, aga podcastis nii tehaksegi, et mis sa sellest arvad? No ma esimese auto ma ostsin siis, mäletan, ma olin Soomes praktikal, ma õppisin graafikat ja siis läksin Soome, ostsin oma esimese auto põhimõtteliselt toidurahade eest. Ja see oli Lada, PS Lada, Vene margina siis Žiguli 07 ja see ma ostsin selle bussijuhi käest ja siis ma ei osanud sõita ja ta ütles, et tahad proovi sõita, ma ütlesin, okei, ma proovin ja siis ma tagurdasin kohe nagu algatuseks tänavaposti, nagu selja taha tänavaposti vastu. Aga see nagu soomlased ikka oli selline klassikaline bussijuht, nahkvesti ja vuntsidega, ta nagu midagi kohmas, ütles, et okei, et aga ostad see ära, ma ütlesin, et mul enam muud jäänud, ma pidingi ära ostma selle auto mingite markade eest, et siis nagu banaanide ja jogurtite vahelt suutsin nii palju säästa, et osta omale auto. See oli siis esimene auto. Mismoodi see seostub selle minu küsimusega? Ja teine auto oli mul siis selline, et selle Žiguli kuidagi ma siis... Selge, sain aru juba sinu... sain nagu tuua Eestisse ja siis sellega oli niimoodi, et mul kallis abikaasa tahtis proovida autosõitu, kevadine aeg oli ja siis sõitsime sinna mööda Tabasalu teed ja siuke oli hästi põhimõtteliselt aega limiiti ei ole, et palju sul autosid on olnud, et ma tean, et sul on praegu umbes 20 tükki või? Ma räägin selle loo lõpuni, et seal on üks hea koht tuleb ka, lihtsalt öelda, et hea koht tuleb, et see ei ole nagu niisama ei räägi. Ja siis abikaasa siis oli roolis ja mina olin turvaga kinni ja sõidame ja siis ma ütlesin, et proovi siis nagu vahegaasi andes pöörata, et nagu pane suund sisse ja pööra ja siis Suurupi juures ta pani nagu siis võttis siis käigu välja ja siis keeras, aga pidurit ei vajutanud. Siis me leidsime ennast tagurpidi siis kraavist, seal oli veel pagaasnikus oli ajakirjad, mis olid tõenäoliselt osa ka Soomest tood avotakkad ja need ujusid siis seal, vaatasin, kuidas kraavist ujusid allapoole, autorattad ülespoole ja siis pidasid inimesed kinni ja siis see auto teriti välja. Veel Riho Rõõmus andis oma visiitkaardi, kes aitas autotest välja tõsta. Selle peale andis visiitkaardi? Jaa, ta aitas välja tõsta, et kui midagi vaja on, et siis nagu... Et kui jälle on vaja autot välja tõsta, et sellist? Sellist autot ja siis mäletan, kui see viidi parandusse, siis paranduse mehed tegid kapoti lahti, see oli üle mudane ja siis vaatasid, kevadkünd on alanud.
ja siis see auto müüdi maha niimoodi, et mina ei saanud nagu mingi raha, ma sain ühe teise auto vastu, siis mul oli nüüd järjekorras kolmas auto, see kollane Ford. Kuule, me nüüd jäämegi autodest rääkima või? Naised, autopoliitika. Ei, mul on nagu muud ka, mul on see muud lood on ka, aga täpselt mul tuli sellega seoses meelde, et see nagu müügi mõttes oli ka hea, et see vend, kes ostis selle Žiguli 07 ära, mis oli B-s, siis tuli minu käest ühte allkirja võtma, et ta on ostja olemas kuskilt Ida-Virumaalt ja siis ütles, et ta just nagu värvis ära ja värvi tuldi hea välja, et ta lasi nagu kruusa tee peal tolmu korra ka üle, et siuke värv ei ole näha, värvi defektid ja siis ta ütles, et kurat, ainuke jama on see, et auto ei pööra paremale. Aga aga maha ta sai müüdud ja mina sain kollase Ford, oma elu esimese Ford Taunuse sain siis selle vastu, täiesti midagi vahet. Ja see oli siis nagu selline esimene korralik välismaa auto nagu. Ja sellel oli see häda, et jälle sel käis käigukang tuli küljest ära ja kõige ja siis ma pärast vaatasin, mitu korda käis ära ja ma teadsin täpselt, kuidas seda tagasi panna, et seal on mingisugune nagu, pead tabama mingit 2 kõradi auku ja topid sinna sisse ja seal oli nime, et see oli altpoolt traadiga kinni seotud. Ja see muidugi see auto suutis siis nagu jääda seisma Nõmme ülesõidu kohal ja siis 2 pool langesid need semaforid alla ja ma olin seal keskel, rong tuleb, käiguangi ja Vilman, miks sa seda räägid päriselt? See selgub, et hiljem, jah. Okei, aga ma kutsusin tegelikult siia sellepärast, et sa oled, ma ei tea kedagi teist, kes oleks 90 alguses saadik olnud reklaamis otsaga täie rauaga sees. Või sa tead kedagi veel peale enda? No on mõned inimesed ka, aga ma ei mäleta nende nimesid, et näiteks Osolin on ka, aga kes oli vist natuke varem. Kas reklaam üldse oli varem? No ma ei pea silmas Ari Egipti reklaami, ma mõtlen sellist. No Ari Egipt on ikka legend, et siin seda ei väära midagi, et sinna, No vot, silmas pean tema ta on just selline legend, et vaata, Ari Egipt ei ole siuke legend, et tema kohta kehtib nagu siuke lause, et legendiks ei saada, legendiks sünnitakse. Seal nagu on kohe valmis nagu toode. Jah, masterpiece. No selge, et siis lähme siis asja juurde, et võt selline rubriik reklaamimaailmas nagu tarbijamängud, kõik võimalikud ja et allahindlus, kas see kehtib siiamaani, et allahindlus on kõige parem reklaam? No viimane auto saab praegu, et täitsa ja see on saab ongi sellepärast, vaata, praegu rääkisime ka enne sinuga, et sul oli ka saab kunagi, sul oli see ei räägi, et saabid on ju see müstilised autod, et see saabi omanike naeratus nende näol, seda mõistavad teised saabi omanikud ja see saab on ka sellepärast eriline, et ta on advokaatide, arhitektide ja hambaarstide auto, 3 A-ga nagu siuksed ametid. Ja mina ostsin nüüd just nagu meelega just sellise saabi, mis oli kõige viimane saab, mis üldse saada on. Ma nüüd seda kõige viimast ei ostnud, seda ostis nüüd hiljuti ära 48 000 euroga üks rootslane, isegi Rootsi riiki ostnud ära, täiesti korralik saab. Ja mul on nagu viimane 2011. aasta mudel, väga ilus auto, soovitan kõigile, kes tahavad väga hea hinnaga siis selliseid väga kvaliteetseid autosid, et saab on legend. Kahjuks seda ei toodeta enam. No mul on see ettevõte Real Bon, et meil oli seal üks patent ja selle juriidilist otsajas AAA Law Office, ka 3 A-ga. Selline Soraneni vist ka seotud advokaadibüroo, kes seda patenti üle maailma nagu, kui me sisse andsime, siis nemad ajasid seda paberivärki. Et siin on kindlasti teisi saabidega. Et siin on praegu ekraani peal on näha, et on selline asi, tegin internetist lahti, on isegi veel üleval, et Jüri Põldre, kes on ka nagu sinagi arhitekt, aga tema on süsteemi arhitekt, et tema tegi siis tehnoloogilise poole ja ma mõtlesin siis selle asja välja,
ja siis ta on nüüd üle maailma on nagu kaitsmisel või kuidas seda iganes nimetada, see reaalbond, see leiutis, millest ma tahtsin suga veidi rääkida, et seoses sellega ja sellepärast ma küsisingi, et kuidas sa suhtud nendesse, ütleme, tarbijamängudesse ikkagi. Vaata, ma panin tähele, et sa ütlesid see AAA on ju, et see oli kunagi kui olid telefoniraamatud, siis mõned nutikamad sellid arvasid, et kui nad panevad firma nimeks nagu AAA, et siis nagu siis nad nagu telefoniraamatud alguse poole peal ja siis sind leitakse paremini üles ja äri läheb ülesmäge on ju. Ja neid oli väga mitmeid, kuigi nagu elust ühtegi näidet ei ole maailmakuuldsed firmasid, kes algaksid A-ga, et need oleksid kuidagi edukamad kui mõned teised või veel 3 A-ga. Ja sellest on teinud isegi päris hea reklaami, on teinud FedEx, et see on selline, kus see algab nagu autoremonditöökoda ja siis on autoremonditöökoja nimi on AAA Car Repair Service. Palju neid A-sid oli? Car Repair Service. Oota, see oli Car Repair Service. Veel oli A-sid? Ei, see oli 2 ilma, see on nagu kõik sidekriipsuga. See on vahel sidekriipsud ka, see oli nagu, et kindel olla, et see nimi nagu oleks esimene. Ja siis oli siuke asi, et siis see on telefonikõne on ju, ja siis see firma omanik võtab vastu, et tervist, et siin Car Repair Service. Kas see oli nüüd see Ei, see on üks teine firma. Ei, see oli Car Repair Service. Sa mõtled seda... Ei, sa mõtled seda Kas see oli see või? Ei, see on üks teine. See oli nüüd üks teine? See on see kõrval on, need ei olnud nii nutikad. Aga kumbe eespool oli? Nüüd see See on hea küsimus, sest et saab telefoniraamatus vaatama, kas eespool oli see, kellel on rohkem A-sid või on vähem A-sid. Aga see, mis sa nüüd viimasena ütlesid, või see, mis sa eelviimasena ütlesid? Viimasena ma ütlesin Car Repair Service ja eelviimasena ütlesin Car Repair Service. Minu arust ütlesid, ennem ütlesid Car Repair Service. Kurat, ma võin eksida ka muidugi, et ma ei tea, aga tegelikult juhtub, on ju. Ja ühesõnaga see omanik võtab vastu, et hello and Car Repair Service kuuleb, on ju, ja et mida sa nüüd ajad, et on mingi vaja midagi nagu tuua viia, mõtlesin, et ma ei saa, et mul on praegu autod kinni, on ju, ja siis seal taga ütleb see tema õpilane, kuule, aga võib-olla sa kasutaks FedExit, et sa pea ise nagu tegelema sellega, saaks lihtsamalt. Siis see tüüp ütleb, et vastu, et ma siis lasen FedExiga teile saata selle kohale selle asja, mis te tellite praegu. Ja siis ütleb selja taha sellele õpilasele, et you have a great future in Car Repair Service. Kas me autodest veel on? Õige, mul läks see nüüd edasi, et ma mäletan, et see, mis sellest kollasest autost sai, ma ei mäleta, aga see oli esimene Ford Taunus, siis ma ostsin ja see läks täitsa katki, seal tegelikult see käigukang oli esimene märk sellest, et see midagi lahti ja siis ma ostsin 2 ukselise 1974. aasta legendaarse Ford Taunuse, mis ka sinule tõenäoliselt lähedalt tuttav, kuna see oli pulmaauto meil. Oota, kas see puik ei olnud, mis Saaremaal õhku lendas? Ei, see oli hilisem. See mille kardaan läbi katuse? Ja ei, see lendas tegelikult auto alt ära ja siis sandaali lõi katki. See ei olnud nii hull lugu. Aga selle Ford Taunusega me sõitsime isegi, nagu sa mäletad, see pulm oli sinu Kitsaka talus ja siis oli veel niimoodi, et oli, nagu sa mäletad, me käisime veel siis pulma kohta üle vaatamas, sina, mina ja Ott Sandrak ja siis me jäime öö peale ja mina ühesõnaga tegelesime kõige muu asjadega, mis ei pea tegelema ja öö läbi magamata ja ma ei jõudnud laeva peale, ja siis ma jäin hiljaks mingi viimasel hetkel pulma, isegi mingi, siis auto peale pannakse mingid igast pärjad ja asjad. Oota, kas me lähme nüüd autode pealt, lähme naiste peale sujuvalt? Või võtame poliitika vahele? Alati võib väikse poliitika vahele võtta, et see... Ei, need on 3 põhiteemat ju, millest mehed räägivad, kui kokku saavad ju pikka aja.
sellega vist praegu poliitikasse ei tasu, ma ei taha ronda praegu ka. Oota, aga kuidas me siis ikka jätkame nüüd, kas me lähme nüüd autodega edasi või lähme nüüd naiste peale? No praegu nüüd on seotud, kuna see on pulmaauto ja see... No ma seda mõtlengi, et kuidas sa tahad nagu seda järjekorda panna? No ma siis tahtsin öelda, et see oli päris lahe, et mul oli vaja siis nagu kuidagi auto ära dekoreerida, siis kadaka turule, bukett krüsanteeme ja siis kuldse teibiga kapoti külge oli väga ilus auto. Kellegi ei olnud nii ilusat pulmaautot. Et mis see küsimus oli, mul üks meeles ära? Et milline neist? Võiks algusest järjekorras see oli, mul läks tõesti meelest ära, vabandust. Ei, see tarbijamängud. Segasin vahele, vabandust, et see kogemata. No. Tarbijamängud, allaindlus, A-täega, indlus, I-ga. Okei, tarbijamängud, jah, väga tore. Ei, ma mõtlen päris nüüd seda, et kas see 100% allaindlus on ikkagi hea asi või ei ole? Ma ei tea sellest mitte midagi ausalt. Ma tahtsingi küsida. Ei, minu arust on allaindlustega niimoodi, et kui sa nagu mingit brändi pead üleval, siis et tegelikult võiks nii hakkama saada, et ei pea allaindlust tegema. See on ju jama, et see on müüdi odavamalt ära oma toote. Aga mis peaks tegema? Et sul peab olema lihtsalt, inimesed peavad seda tegema nii, et inimesed oleksid nõus selle asja eest raha nii palju välja käima, et sa ei pea nagu alla andma. Et ma ei tea, seal mõtled, et nagu tasutanud asju ära või 100%. No mul on nagu selline plaan, jah, et me koos selle süsteemiarhitektiga tegime sellise asja, et arvuti nagu rehkendab välja, et juhuarvu generaator jagab kaupa tasuta inimestele välja, et see raha, mis praegu läheb agentuuridele, mille eest sa palka saad, see raha eest hoopiski lähed poodi ja antakse sulle tasuta kaupa. Mõtlesin niimoodi, et mis sa sellest arvad? No, et kas sa läheks siukse poodi? Väga halb mõte. Miks? No, minu vaatevinklist. Väga halb mõte, Sarka. Ära tee seda, ära räägi kellegi. Mida? Et niuke asi on olemas. No veel ei olegi, et ma just tahangi teada, et kas oleks mõtet teha. No et kujuta ette, sa oled müügijuht, sa paned arvutis, lihtsalt vaitad, sul on reklaamieelarve 50 000, vaitad põks nuppu ja siis juhuarvu generaator jagab välja, et kassaaparaat on nagu lotomasin, et juhus ikka, et inimesed ei pea üldse terve korvide eest maksma, mitte midagi. Lihtsalt selgub kassas. Ja, see vist on, sellised nagu lotosid on vist tehtud küll. Ja, aga neid tehakse kampaania korras. Aga ma mõtlen, kui ta oleks süsteemne. Siis peab see süsteem olema, kas see on ühe mingi poe keskne või mingi jaeketi keskne, kes sellest tunneb nagu kasu sündivat. Aga kui ühes jaeketis nüüd on niimoodi, et antakse ja teistes ei ole, siis ju teised tahavad ka või ei taha. No, ma ei tea, vaata selle nende reklaami, praegu läks hinge see reklaami inimeste asendamine, mitte millegiga, et praegu isegi et see on veel eriti tiip, on ju, ma olen nagu siiamaani olen kuulnud, et reklaami inimesi tahendatakse asendada robotitega ja me oleme need robotite reklaame näinud ka kuskil juba mingi Facebookis või kuskil veebis on, et mõni Eesti tuntud tegelane tegi midagi sellist, või seda mingid veidrate kujundustega reklaamid ja see on siis tehtud nüüd mingi platvormid, kus siis paned oma mingid asjad sisse ja siis iseenes genereerib su reklaami või sõnumid, pildi koht on teksti koht ja siis tõlgib ära ka, on ju. Et Oota, AD ja copywriter on siis kõik... on artificial intelligence, siis põhimõtteliselt AI, et kunstteadvus on siis loob reklaami, on ju, ja sellega on hästi nagu naljakad lugusid on, et on ka esimesed reklaamid sündinud, mis on loodud nagu ka nagu siis isegi telereklaamide tasemel on, et reklaamid, mis on loodud tehisintellekti poolt. No see on huvitav teema ju. Üks mingi viimane eelmise aasta oma oli Toyota Lexuse siis reklaam, kus siis tehti siis selline süsteem, et näidati siis maailma 1000 kõige loovamat reklaami arvutile ehk siis tehisintelligentsile
ja need on siis Cannes Lionsi võidutööd, mis on tohutult ägedad, tohutult loovad. Vaata, et kuule peale, Cannes Lions on siis Cannes'i reklaami ja see loovuse reklaamifestivali võidutööd, kuskil reklaami võistlevad ka nii nagu filmid, põhimõtteliselt kuldlõvid, aga seal samas, kus filmid võistlevad, kuldne valmijooks, seal samas siis hoones toimuvad mitmesugused muud festivalid ka kaasa arvatud, kui reklaamide siis võistlus, reklaamide pikkus on 30 sekundit kuni, ma ei tea, 2 minutit, on ju, Kas see on see, kus Peeter Kandimaa ainsa eestlasena on saanud? Ei, ta on vist väliseestlane, aga seal on ainsa eestlasena on saanud Olav Osolin vist pronkslõvi, on ju. Millal see juhtus? See oli vist reklaamieelse ajastul, et siis kui Harri Kipt veel tegi põhilist reklaami, sai nõukogude ajal, on ju, Vene ajal võimist. Aga kuidas ta sinna sattus? Sellest saad lugeda tõenäoliselt Olav Osolini varsti ilmuvas eluraamatus täpsemalt, et ma võin ainult oletada. Selge, aga meile sinna räägi edasi, sest tehisintellekt on väga huvitav. Ühesõnaga tehisintellektina näidati 1000 reklaami, kujutab pilti, kõige ägedamad, kõige kihvtimad, mis panevad nii nutma kui naerma, meeleliigutust tekitavad väikesed 30 sekundilised kuni 2 minutised dramatiseeringud, sellised videod. Ja siis see tehisintellekt või intelligent, võib-olla see intelligent on vale sõnaga, siis genereeris stsenaariumi, telereklaami stsenaariumi ja üllatus, see stsenaarium oli selline keskpärane mainstream, nagu suhtkoht tavaline, seal oli väike draama sees. Kas on hea sinu jaoks, et tase masina jaoks või sa räägid sellest, et level nagu? Ta on keskpärane. Keskpärane on negatiivne. Ei ole, see on hea, vaata Lexus on heas mõttes, mainstream ei ole keskpärane, ta on mainstream on see, mis meeldib väga paljudele, et see on suur laine. Reklaam peabki ju meeldima. Aga see süsteem, kuidas see tekitati ja mis see tulemus, see on huvitav, näidati ülikihvt, mitte mainstream hästi, aga tulemus siis oli mainstream. Et võib-olla seal oli ka tellija, kes seda häid mõtted nullis ära, aga see lugu oli umbes siuke, et on mingi autotest ja auto rebib ennast lahti ja siis läheb vabalt sõitma mööda teed, on ju, ja siis on seal kuskil mingi seina ees ja järsku pidama. Et samas sealt on kuvas läbi natukene mingi sükest selle juba seal roboti juba mõtlemist, et ma tahan vabaneda mingi imeliku asja. Aga see on täiesti YouTube'is vaadatav ja nähtav asi, et siis maailma esimene tehisintelligentsi poolt loodud telereklaam, ta ei filminud seda üles, et seda tegid see inimesed, ta kirjutas siis stsenaariumi. Aga neid tehisintelligentsi, see, mis sina räägid, et see on mis mind ka väga naerma jääb, et kogu see teema on ju, et kuidas kui juba räägitakse sellisel tasemel, et asendada inimest mingi programmi jupiga ja et see tegelikult on mitte homne, aga ülehomne päev juba, on ju, et siis sinna on tegelikult pikma minna, et see hea näide on selles, et Selveris on need selvepuldid, on ju, mis siis see on peavalud täielik. Piivitavad, on ju. Aga muudes kettides ei ole neid. On. Mujal lähtad kaalu peale või tõmbad selle triipkoodi läbi. No see on kuidas kellele, seal on, näiteks minust on mõnes poos on mõlemad juba, nii see puldisüsteem kui ka see kaalusüsteem, on ju. Aga ma olen näinud oma silmaga, lähen sinna, mina kasutan seda väga igapäevaselt ja ma lähen sinna ette ja seal on kiri, et ei tööta need, vabandust, ükski pult ei tööta, siis need puldid tegid siukest asja, valgus käis, tehisintelligents tegi no ma ei käi selle pärast Selveris, need puldid käivad närvidel, et ma pean hästi palju kordi seda kliendikaarti kuskilt läbi harju uute asjadega, siin on nii hea, sa võtad selle puldi, võtad kilekoti või oma selle loobid ka asjad kotti, see on ainus eelis. Aga selle kaardiga peab ikka 2 korda läbi tõmbama seda. Teises kohas ma lähen oma korviga, loobin kaalu peale, tõmban triipkoodid läbi ja maksan ära ja ongi kõik. Aga see on muidugi maitse asi jällegi. No jah, siis sa teed nagu puude. Aga see, mida ma ikkagi hakkasin rääkima selle oma selle leiutusega seoses, oli see, et mis sa sellest mõttest arvad, et kui kas see on ka inimese töö äravõtmine, kui sa annad reklaami eelarvest mingi osa raha suunad sellesse, et mingi seltskond saab juhuslikkuse printsiibil siis tasuta seda kaupa. Et ei ole, selle asemel, et liimida plakateid seina peale,
et vaadake ja ostke seda, see on jube hea. Inimene läheb poodi, ostab seda, mida ta nii tahab osta. Ja saab selle tasuta. See on väga laktoosi ja kolesterooli vaba ja väga tore lahendus. Aga mis tal viga on? Ega tal ei olegi tõenäoliselt midagi viga. Aga ega tõenäoliselt see ei asenda ka mingid muud, see on lihtsalt tuleb üks lisavidin juurde. Ei, ta ongi lisavidin, aga seepärast ma küsisingi selle 100% või üldse allahindluse kohta, et nii palju kui mina mäletan reklaamitööst oli ikka see, et kõige efektiivsem reklaam on allahindlus, et inimestel nagu siiamaani ma arvan seda, et kui sul tuleb see meile potsatab see mingi otsepost, siis need kaubad, mis seal kirjeldatud on, need kaovad nagu tuppa situnud kassid siis ka lettidelt on. Ma kaovad. Mina ostan selle järgi küll, et poes on need kollased reeglina või teist värvi, et saad. Aga see teine asi on see, et allahindlus, öeldakse, et reklaam ju valetab meile, et ega jumala eest, ega me reklaami nüüd toel küll ei osta, ega me lollid ei ole, ja samas on meil kõigil need feirid ja chillid bängid on kuskil rivis, et aga enam reklaameid ei ole mõjuta, me ise leidsime, et avastasime, eks. Et see on nagu väga hea nagu põhjendus, aga ma ei tea, mis allahindlustega nagu puutub, see allahindlus on selles mõttes tore asi, see on ainukene asi, mida nii sina kui mina ja me kõik oleme nõus kogu aeg petta saama. Et sa lähed, vaatad, -70 lähed sisse Baltika poodi, siis tegelikult seal on olnud üks nööp, on allahindatud, aga ülikon on sama hinnaga, aga ja siis sa nagu sa oled nõus sobrama kõik, et ehk leiaks veel midagi, leiad, ma ei tea, mingi teise nööbi veel, mis on, aga ülejäänud on ikka -30, -20 ja seal lähed alati selle -70 peale liimile ja seal see on nagu klassika ja siis kui see lähed sinna kuskile Selverisse, kus käid, on seal allahinnatud tooted, et see allahinnatud juust on otsas on ja see vannud kurat, et võib-olla oli käinud oli käinud ja oligi 6 pakki juustu, et see esimesed, kes said jaole, ostsid ära, siis sa vannud ja järgmine kord jälle lähed. Aga nüüd, kui tekiks ikkagi selline võimalus, et sa lähed poodi, ostad seda, mis sa niikuinii ostad, lähed kassasse, seal tädi lööb selle plärtsti lukku ja siis tuleb alles selgub kõigile, et sa ei pea maksma. Sellest ei ole nagu sittagi kasu, sellepärast, et vaata, see toimub nagu pärast seda, aga sa oled ostnud. Aga seal on teavitusseade ka, mis teised saavad ka teada, et näe, siin poes on niuke süsteem. Aga see kõik on takka järgi, vaata, kui see on see, aga näiteks ma ei saa nagu vaata see reklaam on tegelikult on nagu, ta peaks töötama enne, kui sa selle korviga seal ringi sõelud nende kaubariiulite vahel, siis sa peaks nägema. Ja kui sa oled ära ostnud ja kassas oled, mis enam ei saa osta. Aga poe ukse peal on kleeps, et Realbon on siin poes, töötab siuke süsteem, inimesed teavad juba seda, et nad on varem juba seal käinud, nad on näinud, et keegi saab tasuta, nad ise ka võibolla saanud. See võib mingil määral nagu teada, et selles poes selline, aga tavaliselt on näiteks, minu arust on need kunagi oli aeg, kui sama see Selver tegi loo, siis kõik võimalikke siuksed Lõunamaa reise, ma mäletan, Siiri Oviir võitis ühe selle, aga see kõik tuli niimoodi. Sa teed oma tavapäevased tegevus, järsku pläraki, plõmm. No aga, kuule. Mina, selge, aitäh. Aga point ongi selles, mis ma räägin, et mul ei ole 100 aastat vaja mingit Lõunamaa reisi, aga mul on vaja seda Pätsi sai ja 4 õlut ja ma saan need tasuta. Mul ei ole vaja seda Lõunamaa reisi. Jutt ongi sellest, et mitte ei topita sulle mingit asja, mida sul vaja pole, või mingit asja, mis on odav, mida sul ka vaja ei ole, vaid sulle antakse see, mida sul niikuinii vaja on, antakse tasuta. Ja see selgub alles kassas. Et see on nagu kasiino põhimõte, et kõige lihtsam võib-olla paralleel tõmmata, et nagu võidad, nagu loterii. Ja, ma saan aru, aga ma nagu ei näe seal nagu, see on üks tore lisavidin on ju, et No sa töötad praegu ka siiamaani reklaamis, et kas te ikka teete neid tarbijamängusid, et on, ma mäletan, miks mul see mõte tuli omal ajal oligi see, et ma treisin kogu aeg neid, et kleepsud, riiuli rääkijad, mingid asjad, mõtle välja midagi uut, mis oleks teistmoodi, et inimestel oleks nagu see mängumoment, et nad nagu saaks osaleda mingites, ma ei tea, toppida neid tšekke kuskile loosikastidesse, saata SMS-e ja mulle tundus see nagu mõttetu tüütu tegevus, et on olemas siiamaani nagu töötab, et see kusjuures tarbijamängu oli nii, et sa tegelikult ei tea ette, mis tööle läheb, et näiteks seda edu näiteks on raske korrata, näiteks, et meil näiteks ütleme, et mingi, kunagi oli vist Saku originaal vist loosis
kas Audisid või mida ja neil oli isegi mitu tükki ja vist oli Rock õlu, et kui palju siis osteti neid, see tarbijangi mõte on see, et sa siis nagu kogud mingit tõestusmaterjali ja näiteks kas need sammu neid Rock õllepudeli korke ja siis sa nagu ostad seda toodet, ja siis mida rohkem sa ostad, tõenäoliselt võit on suurem, ja millest oli seal mingi megaosalus oli, nii et põhimõtteliselt nad juba et nad olid juba seda nagu SMS-ide saatmisega oli juba see reklaamikulu, mis oli megavälireklaamid, telereklaamid, mingid sajad tuhanded, oli juba kulu oli tasa, sellega inimesed osalid, saatsid SMS-e, juba see oli tasa. Ja see, et SMS oli tasuline ja sellega juba genereeris. See raha läks ju kommunikatsioonifirmale. Ei läinud, see oli niisugune diil, et see kommunikatsioonifirma sai osa ja siis osa sai ka siis see mängukorraldaja. Kas see täna ka veel niimoodi töötab, siuke asi? Kindlasti töötab, et näiteks kui sa helistad näiteks su nägu kõlab tuttavalt või Eurovisioon või Eesti Laulu, siis hääletamise aeg Eesti Televisioonil tõenäoliselt osa raha läheb ETV-le, osa läheb siis Rahvusringhäälingule ja osa läheb siis selle mobiilifirmale. See on nüüd niisugune teine asi, see on nüüd hääletamine mingisuguse saatesse, aga ma mõtlen, kui sa lähed poodi kaupa ostma igapäevaselt. Seal igapäevasega ongi niimoodi, et inimesed kipuvad ära unustama, et sul on nagu igapäevane edu, et see käib ka nagu kampaaniate kaupa, et näiteks siin Prisma ütles, et neil on nagu stabiilselt, igapäevaselt madalad hinnad. Nagu kas külmutatud, et 100 toodet on alati või 1000 toodet on alati alahindlus. Kui see algab, sa räägid seda, siis inimese meeles, umbes mingi 6 aja pärast on see kõik on see kadunud, on ju, samas sa näed neid tooted, see ka on. Mina näiteks ostsin Prismast, vaatasin, et nüüd on see, et püsivalt soodsad hinnad, see vist oli mingi küpsetuspaber, on ju, see oli maksis näiteks 2 eurot, püsivalt soodsad hinnad, on ju, ja seal kõrval oli siis mitte püsivalt soodne hind, mis oli näiteks siis euro 50, 50 senti odavam, aga nad ei valetanud, kui nad ütlesid, et nad nagu külmutasid hinnad. Nad ei öelnud, et soodsamad. Et see läheb juba, kui ma käin igapäevaselt poes, ma ei mõtlen niukest asja. Vaata, sa nagu ei, ega vaata, kui kõik inimesed maailmas tahaksid osta ainult odavaid asju, siis me kõik sõidaksime Daciatega. Aga kõik inimesed maailmas tahavad saada tasuta asju, kui see võimalus on. Jaa, aga vaata, sa pead seda kogu aeg meelde tuletama, et siin on võimalus tasuta saada. Ja ka teavitusseadmed on mul mõeldud. Niimoodi, et kassa juures on nagu kasiinos, vaata vilkurid hakkavad põlema. Et nüüd, kui keegi võidab, tere pood saab teada, et poe raadio või kuskilt öeldakse või midagi. Jah, et see, ma kujutan ette küll, et sa oled seda kuulnud seda, kui kasiinos keegi võidab, et siis on selline nagu rahakõlin ja siis see ongi tegelikult on see kasiino või see siis nagu põhi nagu selline magic. Kas sa ei ole Vegases käinud? Ei ole kahjuks. Vot seal stripi peal on nii, et sa kõnnid mööda seda ja rahakolin on konstantne ööpäev läbi, kostab, need uksed on lahti. Ma ei tea, kas enam on, aga siis, kui ma käisin, oli ja siis tõesti see sula või need müntide kolin, sul see peatänaval kõrvu lukustab kogu aeg, et aga see on ikka... Helistan paberraha krõbinat või müntide kolin. Okei, see on teine teema, aga lihtsalt, et idee on ju selles, et miks ma seda nagu mõtlen ja miks ma tahan suga arutada, et sa oled nagu kõige professionaalsem inimene, keda mina tunnen, ma arvan üldse Eestis, reklaaminduses, et anna mul nõu, et mul üle 10 aasta seda veeret on, ma siin investeerinud. Komplimentiga läheb nokku väikseks, ma tunnen ennast veel ebamugavalt. Mis asja te? Järelkuula. Okei. Et lihtsalt ma mõtlen seda, et kui nüüd, mina ei oska ise ennast müüa, mul on see probleem, et ma kutsusin sind appi, et aita, et kui ma pakun osalust, suurt osalust selles ettevõttes inimesele, kes tuleks punti ja kõik see eeltöö on tehtud, arvutisimulatsioonid on toimivad, presentatsioon on mingi gigabaitides, kõik võimalikud logod, asjad, kõik, kogu asi on tehtud valmis. Üle 10 aasta on see jamatud. Ja nüüd on seisnud riiulis ja ma mõtlesin, et midagi võiks sellega ette võtta, et tollal öeldi, et liiga vara, aga nüüd on need iseteenuskassad vahepeal tulnud, kõik see maailm, see töötab internetipoes. Mina ikka rõhun selle peale, et kui inimene ei pea ise mitte midagi tegema, ta peab isegi teadma, et selline kampaania on. Ja see tuleb talle positiivse üllatusena. Siis läheb ju, sa ju tead word of mouth marketing, mis on, et suu marketing. See jutt läheb ju lahti, et selles poes on niisugune või et nendes poodis. Et kui ta on nagu, vaata kui krediitkaart tuli omal ajal,
et siis see tundus nagu osadel oli, vähestel oli alguses, siis oli rohkematel. Kujutas lihtsalt tänasel päeval, et öeldakse, et kõik igal pool on äkki jälle kõik sularaha eest, et enam ei saa kaardiga, ei saagi maksta. Et sükest asja nagu elaks keegi vist üle, kõik läheks hulluks peast. See natuke meenutab seda sükest nagu kartuli järelnoppimist, et sa kõigepealt paned kartulid maha, siis võtad üles ja siis veel proovid võtta midagi üles, et selle sinu süsteemi siis nagu kõige nagu selline nõrgem koht, millega peaks nagu siis tegelema on see, et see ei juhtuks siis, kui inimene on kassa juures ja ta enam ei saa nagu osta midagi, et ta on nagu kõik, see on nagu selline lahtisest uksest sisse murdumine, nagu peale maksmine, et kui ta seal kassa juures näeb, see teadmine peab toimuma enne, et kui sa selle suuda ära lahendada, et siis see nagu paneb seal poes inimest rohkem ostma, et mis on iga selle poe omaniku unistus, tõenäoliselt ega nalja pärast seda ei teeks, et ainult selle kõlina pärast, vaid see peaks see kõlin toimuma seal numbrite muutusena siis tegelikult selle poe omaniku pangaarvel on ju suurenevas summas. Et see toimuks enne ostmist, et see aitaks kaasa nagu, et kui see asi suudad ära lahendada, siis see on nagu müügijutt on ju. Mul üks klassivend just tegeleb päris lahedad asjaga on ju, et ta hakkas müüma, tegi siuksed legendaarsed puitpaate, hakkas tegema kuskil lõunamaas on need paadi bränd nimega Riva ja seal on sellised nagu punasest puust paadid, millega sõitsid kõik, ma ei tea, Jacqueline Kennedy't kuskil Monacos on ju ja ta teeb neid elektrimootoriga. Ja siis ta läks Monacosse pakkuma neid seal paadifirmadele, ega ta ei öelnud, et tal on nii äge paat, ta ütles, tema jutt oli see, et mis seal, et see on odavam kui see mingid muud ja ütles sellele edasi müüjale, et mis tema saab on ju, et sina teenid iga paadi pealt 30 000 eurot. Ta läks nagu, see on nagu sinu, tegelikult kui sa lähed nagu rääkima, ma arvan, selle poe tüübile, sa pead ütlema, näed, sinu teenistus selle see ongi probleem, et olen käinud ja küsimus minul ongi olnud, et kas sa garanteerid mulle 20%-lise käibetõusu ja ma ei saa öelda jaa, seepärast ma ei tea isegi. 20%-list ei ole nagu või 10 või mingigi, ütleme kasumi kasvu. Aga kuidas ma saan seda öelda, kui ei ole seda kuskil kasutatud, et ma ei saa ju valetada. Siis ongi keeruline, jah. Aga kas ei ole loogiline, et ma lähen tagasi poodi, kus ma olen saanud tasuta? Või keegi mu tuttav on saanud, ja see toimib seal kogu aeg niimoodi. Terves selles ketis, et kui mul on 2 poodi kõrvuti, ühes on, teises pole, kumba ma lähen. Et ma lähen ikka sinna, kus on võimalik. Või sa arvad, inimesed ei ole enam nii rahatundlikud, et nad valivad poodi värvi järgi? On ikka, on inimesed, kes on väga rahatundlikud, on inimesed, kes ei ole nagu, ja see on ka veel, et mõned kaubad nagu, näiteks ma tean, et kunagi tegi Alek Kokk, tegi ühe esimese ökoõlle, mis oligi puhas, siuke naturaalne, kõik ausalt tehtud toode, aga jama oli see, et hind oli odav. Inimesed uskunud. Liiga odav. Hind oli odav, jah. Oota, mis sellest me räägime? Seda ei olnud ammu enam müügil, kuna see ei saavutanud nagu mingit turuosa. Et liiga odav. Et liiga odav ja seda ei usutud. Need inimesed, kes pidid, nagu sa lähed praegu käsitööõlut ostma, mis on nagu, või ökoõlut, et selle õlleliitri hind on ikka nagu 3-4 korda suurem kui tavaõllele. Väike pudel on mingi 3-4 eurot. Ja 2,92 millegiga. Aga nendel oli nagu natukene kallim ja siis inimesed uskunud. See on nagu see asi, et kui talumehed läksid... Okei, see on nüüd üks toode, mis on odav, et siis mõeldakse, et äkki on mingi jama toode, aga kui sa lähed ja ostad tavalise kirdesaia, mis iganes, on olnud kogu aeg müügil mitukümmend aastat ja nüüd lihtsalt sa saad... Kassa on nagu loterii, nagu kasiinos, et selgub, et sa ei pea üldse kauba eest maksma, siis ei ole kauba endaga siin mingit otsest seost. Sa ostad ju seda, mis sa nii ostad. Ei sellised kampaaniad on olnud, nii jaeketid on proovid, ma ei tea, kui edukad need on. Ma olen näinud kampaaniad, jah, kus on neis koobil oli osale ja saad oma... Et auto, see nädalavahetuse loosime välja kõigi ostjate vahel auto päriseks, siuke kampaania oli ja siis on... see oli kõige naljakam, et see vaata, aga tead, mitu autot nad loosid tegelikult aasta jooksul? Ma ei tea. Nali oli see, et sa räägid siin nagu tõenäosus, nagu üldse tarbijamängude osalemise tõenäosusest see peaks olema inimesed, nad loosid tegelikult üle 10 auto vist ja seda kuskilt aru saada.
no ma nägin lihtsalt, miks mina tean, ma nägin Pärnus, nägin kohutavalt suurt plakatit seal poe küljes, et siuke asi on ja siis ma viisin selle kokku selle sama enda asjaga ja mõtlesin, et nad teevad neid asju niimoodi, ma ei tea, kuidas nad neid loose üldse korraldavad, sest meil on nagu mingi litsenseeritud Šveitsis mingi kvant juhuarvu generaator, mis garanteerib selle juhuslikkuse, et seda ei saa manipuleerida. Aga mismoodi need, sa tead üldse, kuidas nad loosivad neid asju, need tarbijamängud kogu aeg, mis toimuvad? Ei tea, lihtsalt. Mingi tädika ajab mingid kuule ringi kuskil vändaga, ma ei usu, et see nii ka käib. See on ametlikes lotomaailmas on see niimoodi, aga ma, vahet ei ole tegelikult, kuidas see loosimine käib, et lihtsalt ühel hetkel on see kellegi nimi väljas ja No tegelikult on ju vahe, et ikkagi inimene tahab seda, et oleks kindel, see kas või see poeomanik ju, et tal müüa ei hakka oma sõbrannadele neid välja loosima, neid võite. No see ükskõik kui aus see on ikka mõeldakse, et näed, kurat, et näed ikka nagu kuskil käib mingi susserdamine. Kui see on mingi rutiinne tegevus, et ma ei kujuta ette, mis on keti, ütleme, reklaami eelarve tänapäeval, on sul aimu. Kunagi ma mäletan, Krooni ajal oli see 10 miljonites, oli aastas, oli ütleme selline Selveri tüüpi ketid. Et mis nad tänasel päeval, kui palju nad üldse raha raiskavad? Minul on nagu see õnn, et ma 2 asja peal reklaami tehes ei ole pidanud nagu ise nagu, mille muretsema on raha ja aja planeerimine. Et selle jaoks on teised inimesed. No jah, see on nagu sul on vedanud, et jah, samas raha pärast sa ikkagi ju pead muretsema, sest sellest sa ju pead elama, eks? Ei no jah, see on see, mis nagu, sa mõtled nagu pangaarvele elada. See on hea töö. Aga aja planeerimist sa vist mõtled seda, et selleks on teised inimesed, selleks on teised inimesed, kes manageeravad aega ja ütlevad, millal mida tegema peab. Selles mõttes mul on nagu vedanud, et see osa on täidetud, ma ise ei pea seda. Ütleme, ma tegelen selle, aga ma ei pea muretsema selle pärast. No jah, aga poes sa ju käid ikka. Ei, see on hoopis teine teema. Poes käidki nagu iga teine inimene, mis on. Mis mina siin üritan nagu ajada on see, et kui palju see nüüd lööks reklaamitööstust, kui selline asi hakkaks, et kaupluse ketid avastaksid, et see on mõistlik asi, mida nagu juurutada endale sinna. See võtab mingi 2 inseneril, IT-inseneril mingi paar kuud tööd, et see asi implementeerida kuskile ketti. Ja siis ta hakkaks tööle ja nemad maksaks iga kassaaparaadi pealt siis mingi väikse kopika selle eest, et see neil on ja mina eeldan, et inimesed selle peale läheks sinna poodi. Kas see nüüd tundub sulle ebaloogiline? Mis ma räägin? Vaata sa mõtled, kui palju see mingiks muudaks inimeste käitumist või? Ma arvan, et ta isegi peaks muutma. Ja et mingi reklaamimaastikku ma ei tea, ma võin mingi lähinäited, kuidas tehnoloogia on muutnud mingit valdkonda inimeste käitumist ja kus on toimunud paradigma muutus on paku, mis on tänavatel praegu toimub. On kodutellimine. Kodutellimine on ka üks asi, aga põhimõtteliselt on taksodispetšer teenus. Et kõik Boltid, Uberid, mis on nagu tegelikult on muutnud, tegelikult taksoteenust ei ole muutnud. Et taksoteenus on ikka sama, aga ta on muutnud dispetšer teenust, et sa enam ei räägi mingi kiisukesega või mingi dispetšeri, räägid äpiga ja see põhimõtteliselt siis nagu andis ka võimaluse väga paljudel inimestel ilma takso litsentsi omavata nagu tegeleda transporditeenusega ja see on odavam ka, et kuna seal on mitmed nagu säästukohad, eks, mis võimaldavad seda teenust odavalt pakkuda. Et see on tõeline paradigma muutus. Tuli mingid tüübid, kes siis leiutasid neid samasuguse mingi rakenduse, nagu sinulgi tõenäoliselt on rakendus, ja siis muutus nagu totaalselt taksoteenust. Aga mis siis nagu toimuma hakkas, oli see, et kõigepealt taksojuhid olid tagajalgadele. Ma olen olnud Prantsusmaal selle ajal, kui oli taksojuhte streik, kes nagu blokeerisid seal ja nagu prantslased üldse kõige hullemad ja nad viskasid Bolti, need tõuksid ka Sääni õkke, et see väga lihtne teha, põhimõtteliselt nagu no way, taksoid läksid ja loopisid tõuksi ja jõkke. Pariislased on ju. Et see väri läks, Bollil läks seal bussi on ju.
et revolutsiooni kodumaal ikka ära tule revolutsiooni tegema. Aga see poldindus põhimõtteliselt ongi nagu lihtsalt ongi muutis taksoteenust. Aga oli see, et alguses taksojõud olid vastu, pärast ma vaatasin, sõidavad ise, on ju, ja see nagu, samast ennustati, nüüd on taksonduse lõpp, on ju, kõik takso, aga sa oled, et reklaami inimesi jäävad tööta, kuna sa teed oma selle jaekaubanduskasiino, on ju, ei, seda ma ei mõelnud. Ma mõtlen, et kui on reklaami eelarve, siis ma olen poe omanik, mul on mingi 50 000 eelarve, nüüd ma panen pool, jagan kaubana tagasi, siis see pool jääb agentuuride saamata. Või kuidas see ei muuda midagi, see samamoodi nagu see Bolt nüüd takso, ta lihtsalt oli, nüüd on üks mingi lisavõimalus, on ju. No aga palju sa nüüd ikka neid tavataksosid näed linna vahel? Need ei ole, neil on ainult eelised plafooniga, nad on bussirea peal sõita. Need ei ole vähemaks jäänud ja seda võib vaadata, et minust isegi lihtsalt see tarbija poolt vaadatuna on sul rohkem võimalusi, on paindlikumad siis hinnastamissüsteemid, aga kui sul ikka ei ole taksot saada, siis on ikka lihtsalt 1800 ja tellid tulikast, mis tuleb tõenäoliselt nagu ikka tuleb kohale. Kuule, ma sõidan ka nüüd ikkagi juba mõned aastad nende Boltide ja asjadega ja ei ole küll kordagi tekkinud tahtmist tellida mingeid muid taksoid, sellepärast et 3 üks ikka tuleb kohe. Ja teine asi muidugi see mugav, et sa astud välja ja see läheb otse kaardi pealt. Ja ma tean ette, palju see maksab. No see põhimõtteliselt ei pea maksma üldse midagi. Ja kusjuures ma tean ette, palju see maksab, see on ka aga see on lahe, et keegi tegelikult ei tea, näiteks Uberi selle nagu kodumaa on tegelikult Ameerika ja see teenus on siis algselt leiutati, samamoodi nagu see Zuckerbergi Facebooki lugu, et see oli palju primitiivsem algus, on ju. Et kuna Ameerikas on linnade vahel on suured vahemaad, inimesed sõidavad üksi autodes ja on igav. Mitte sellepärast, et nagu raha teenida, vaid see on lihtsalt, et see Uberi hind on niimoodi, et kui sa nagu, Uberiga lihtsalt teenid nagu, mingit raha, kunagi sa nagu ainult Uberist elatuda ei saa, sa pead nagu hulluks ennast töötama, võimaliselt 24 tundi ööpäevas magamata olema. Et see on lihtsalt selleks, et sul oleks kellegi juttu rääkida, oli algne mõte. Oli ka, et see oli nagu äriidee oligi see. Jaa, nagu see algselt läks käima, see rakendus oli siis nagu süke, et sul on võimalus nagu võtta enda auto peale mingeid tuttavaid ja siis mingi sõpru tuttavaid ja suvalisi inimesi, on ju. Et sa ei sõidaks nagu tühja maad ja siis on veel USAs on selline asi, et kui sul on näiteks reisija, siis sa saad sõita põhimõtteliselt ala meie mõistes siis nagu bussirajale. Carpool on selle nimi. Ja seal ju inimesed sõitsid niimoodi, et võtsid kas mannekeenid või kuskilt või mingid suured karutopised panid omale autosse, et siis nagu kõrvalistuja koht on kinni, on ju, aga siis oli seal üks põhjus, et miks siis Uber tekkis, et sa lihtsalt said nagu, et ei olnud igav ja see raha pool oli täiesti kõrvaline ja nüüd on nagu see muutud siukseks ülemaailmseks siis nagu takso. Muide 91-sel ma kasutasin ise, oli juba olemas, oli nii, et mul oli vaja Pariisist Berliini sõita lennuki peale, et see oli nõukogude ajal, mul Aerofloti piletid olid tagasi pilet, aastane pilet, mäletad vanasti siuksed piletid aastase kehtivuse ajaga, vaba kuupäeva. Ja siis lennuk läks ja tuli Berliinist, aga ma olin Pariisis ja siis oli vaja sõita Berliini ja oli siuke asi nagu Allostop, et oli ka autojuht, kellel olid vabad kohad, said registreerida ja siis ta korjas omal reisijad peale, jagati bensuraha ja sõideti nagu riikide vahel toimis see täiesti ja riigi siseselt ka. Aga linnas Pariisis ma küll ei mäleta, et oleks olnud nagu seda laadi taksosid, et ma arvan, et see tuli sealt poolt, et kõigepealt olid need pika otsa, et just oligi, et neil oli igav üksi sõita, et võtavad veel paar Kiievis näiteks on ma ei ole ammu käinud, aga kui ma viimati käisin mõned mitmed aastad tagasi, siis oli siuke komme, et mida siis teeres takso kinni, siis taksosse seal lihtsalt vaata mingi inimene istub juba ees, on ju. Ja taksojuht oligi seda korja, siis teie ääres kõik peale. Ja siis, kui sa tahtsid, ütlesid, kuhu sa tahad, siis ta viis näiteks, kui keegi kuskil elas mingi kõrval tänavasse, kus võttis need läbi, on ju, siis lõpuks sõitsid sina ka, nii et takso põhimõtteliselt oli täis kogu aeg ja et ka nagu jälle kohalik omapära, on ju, et kuidas siis nagu sellist teenust pakkuda. Ja, aga nüüd me sõitsime sealt reklaami pealt sujuvalt taksode peale, et kus see jutt meil sinna taksode peale läks, et mis seos seal reklaamiga oli, nüüd mul läks see kaduma. Vaata, see ongi niimoodi, et võts ära dispetšer teenuse ja et see on nagu, vaata, see on nagu mul oli nagu üks töömees, on ju, kes ehitas terassi, on ju, Lõuna-Eestis üks tüüp ja ma küsisin, kuidas sa nagu teed seda, kuidas sa nagu, milline terassi ehitad, et mul on nagu seda vaja, ta ei tea, ta hakkab nagu servast tegema, töö rullub lahti.
Oota, meil on ka praegu, et nagu saade rullub lahti. Ei, aga see ongi see formaat, et siuke flow, siukene sujub flow. Et et sa oled nüüd, sa alustasid reklaami 286 arvutiga, oli nii või? Ma ei mäleta. 32 megabaitis. Pigem 386, ikka ära nii. Oli ka või? Pentium 3 või? Ma ei tea, mingi asi oli, millega ekraani klaviatuuri. Et mis ma tahan öelda, sa oled sa oled ikka nii kaua. Ja ma olen selles mõttes ka, et nagu täpsustuseks, et ma ei ole mitte nagu eelmisest aastasajast, vaid aastatuhandest olen aga reklaami hakanud tegema. Et kui palju see muutunud on sellest ajast, kui me Ideas istusime, see oli 96, kui me saime, ütleme, reklaamialal tegime koostööd esimest korda. Oli 96. Ja. Nii, sellest on nüüd 23 aastat möödas. Et mis siis, et kui palju nüüd tehnoloogia peale on, see, mida ma algus hakkasin rääkima seda, et mis ma mõtlen on jube hea idee ja sinu jutust aru, et võib-olla ei olegi, et kui palju seda tehnoloogia on nüüd muutnud seda, mis tol ajal oli, et istus copywriter ja AD istusid vastamisi, nagu me praegu istume ja leiutasime seal mingisuguseid stsenaariume ja asju välja, et on tulnud ju kogu see veebimeedia on nii tugevalt peal sõitnud. No ega see veeb on lihtsalt igaks juhuks, veeb on kanal, nagu meedia, et selle mõttes, et vahepeal oli tohutu siuke, tihti on mingid haibid, nüüd on näiteks sotsiaalmeedial haip, nagu põhimõtteliselt juba tundus, et elu polegi, elu nagu päris elu ei ole, et elu on sotsiaalmeedias, aga jälle, ja meil on just üks, meie korrusel asub ka üks Eesti tuntumaid sotsiaalmeedia firmast Vurr, ja seal... see teie korrus on Kontuur Leoborneti korrus. Just. Kontuur Leoborneti korrusel, mis on tegelikult Creative Union on selle ühenduse nimi, kus siis on mitmed siis kommunikatsioonifirmasid, üks on siis Vurr, kes on siis sotsiaalmeediafirma ja kuna ta oli nii seksikas, sest tal oli veel lahe siuke rockstaarist juht oli ka, siis kogu aeg käisid ekskursioonid kõikidest võimalikest igasugustest kommunikatsioonifirmadest, teistest siis üliõpilased ja siis see tüüp, kelle nimi Rauno oli hädas, et ma ei tea, et nad käivad vaatamas ja vaatavad ainult, et aga sisu poole pealt nagu keegi ei küsi, et kuidas seda teha. Aga räägi, mis asi see sotsiaalmeedia osakond teeb siis? Ei lihtsalt see, et see ongi meedia, sõnumi jaotad lihtsalt laiali sellistes vahendites, kus inimesed siis näevad digitaalselt enda klikimeedia siis on see sama asi? Ja aga klikimeedia on ka seal hulgas, kui see on siis Google'i keskne otsingu sõnade keskne, aga põhimõtteliselt siis on see ei ole isegi bännerite, vaid see on siis, kus on sõpruskonnad, kas see on Instagramis või Facebookis ja siis sealt siis levitatakse sõnumeid ja kas siis nagu sisu kaudu või siis ostetud meedia kaudu, et selline teema, aga see on meedia, see ei ole loovus seal taga, ja see on inseneritehniliselt, see tähendab, et sa leiad õiged inimesed üles, et aga seda nagu seda ümardati, vaadati nagu kirgliku pilguga kui nagu sükest nagu reklaami nagu ideed. Aga sina olid see inimene, kes ütles mulle, mul on see nii hästi meeles, siis kui me koos seda asja tegime omale, et esimese asjana, et sa arva, et me siin kunsti teeme, et reklaam ei ole kunsti. Me teeme mustkunsti, jah. Ja siis mind see väga häiris, et mis mõttes, et me oleme ilged loomingulised inimesed, me teeme ju siin ikkagi ägedat seda loomingut teeme. Ja sina üritasid mulle selleks, et siin on vaja müüa. Ja see kogu see... Ja nüüd sa räägid, et looming ja et ei ole looming. Seda ma ei öelnud. Et reklaami valdkond on selline tore valdkond, kus on ikka töötab väga palju erinevad loomeinimesi, et seal on nagu luuletajaid, näitlejaid, muusikuid, siis kujutava kunsti tegelasi, siis disainereid, fotograafe. Aga seal Pedast Priimäe kontori või sellest õppeasutusest tuleb ka või? Jah, seal on muidugi nagu põhimõtteliselt on koolitatud. Ma mõtlengi, et mida nad õpivad seal? Mitmesugused erinevad distsipliine, mis aitavad siis neil paremini siis peaks inimingide inseneriks saada ja inimestele hakata siis müüma kaupu. Nii, et inimesed tahaksid neid osta ise vabatahtlikult. No see on, okei.
kas Bernays, niisugune nimi Edward Bernays kirjutas 27. aastal raamatu, mille pealkiri on propaganda. Otseselt kuulnud midagi ja siis tema mõtles välja niisuguse asja nagu public relations ka. Lippmann oli üks tegelane, see oli vist natuke enne ka 20. No kõik see toimus 20-ndatel, et väidetavalt Goebbels luges tema raamatuid ja praegu Trump loeb tema raamatuid ja et see on selline, noh, ütleme siis, noh, see, kus asi kõik pihta hakkas, et kas, noh, kas praegu on, kui sa oled seal, noh, loovjuht seal agentuuris, kui võtad noore inimese tööle, kas seal annad talle ka mingid juhtnööre, mida ta peab lugema või kus ta peab õppima või kuidas see tänapäeval käib, et mismoodi? No ikka jah, et noh, aga ma olen hästi, selles mõttes nagu ma olen kuidagi nagu hästi, noh, ma olen hästi praktiline või et ma nagu väga ei noh, ma ei taha kaevuda üldse raamatutesse, sest enamus raamatud valetavad, et noh, nad on ikka kirjutatud mingi inimese nagu vaatevinklist, noh, kellegi isiklik arvamus, et raamatud ei tasu uskuda, et sa võid sealt leida mingi 1 või 2 mõtte iseenda mõtete toetuseks, et mida siis uskuda, et mille pealt? No me tegime intuitsiooni pealt. See on kõige tähtsam asi maailmas, et sa teed nagu oma kogemuse pealt ja suudad analüüsida oma eelnevat ja sealt järgnevalt siis nagu noh, see, mis on halvasti, proovida teha paremini ja see, mis on nagu hästi välja tulnud. Mis on halvasti ja paremini, et seda mõõdetakse ju rahas? See osa on rahas, see osa on siis osa on ka siis nagu maines või siis nagu brändiväärtuse kasvus on ja mis ka nagu on siuke virtuaalne raha on ju. Et need on kahte pidi, aga see on nagu, see on siuke noh, teema, millesse võibki jääda nagu ekslema, aga noh, ma ei tea, kas see praegu on huvitav üldse, et see reklaami seksikus on ju kadunud, et meie mäletatavasti alustasime siis, kui oli reklaamiagentuuridel oli autopark ja reklaami, kus siis nagu oligi noh, tulid tööle reklaamiagentuuris anti nagu tööl käimiseks või oma asja ajamiseks anti auto näiteks. Väga paljudel oli sellised. Millal see oli? No see oli ikka siis, kui noh, sa vahepeal tegid midagi muud. Aga ma mõtlengi, et ma ei mäleta sihukest momenti. Oli ja siis on näiteks meie üks Eesti parim copywriter, kes meie juures töötab juba väga üle 10 aasta, ta tuli nagu, ta ei olnud ka kuskil reklaami õppinud, ta on kõige parem Eesti copywriter. No sa pead nime ütlema, kui sa nii väidad. Ja, ütlen ma et ja temal oli enne kokkupuude reklaamiga, tema oli Even Tuudebergi autojuht. Nii et tal oli, Even Tuudeberg on siis ühe reklaamiagentuuri omanik. Tal oli otsene kokkupuude reklaamiga, aga ei rohkem. Ta on hariduselt on automehaanik ja see on mees, kes kirjutab kõige paremaid reklaamtekste ja telereklaamide storiesid ja tal on täiesti kaasasündinud oskus, tal on dramatiseerimisoskus, mida nagu tänapäeval väga vähestel reklaamiagentuuridel Eestis on, ma võin, noh, need on umbes 3, on ju, et kes seda suudavad nagu enam-vähem ütlest nagu taustaks, kui palju agentuure kokku on? Umbes. No ei tea, täpselt ka, noh, nagu häid on mingisugune alla 10, on ju. See on sama seis. Jah, aga nagu see on, ütleme, korraliku telereklaam ja dramatiseeringud oskavad teha umbes 3-4, on ju, kontuur on kindlalt seal sees, noh, võib-olla Utopia, Tabasco ja võib-olla kergelt ka Optimist, on ju, vahel näkkab ka Tangil, on ju, aga need on nagu, no seal on lihtsalt see, et sina peaksid väga hästi teada, mis asi on dramatiseerimise oskus. Seda võib ka fabuleerimise oskusena nimetada, see on võib-olla täpsem, kui puudutada reklaami. Ei, no see, noh, dramatiseerimise oskus on pööre. Tähendab, see on kas, noh, ükskõik, kus toimub, et noh, et see ei räägi alguses ära, et millega see lõpeb, on ju, ja sa hoiad inimese pinget kuni mingi hetkeni, siis teed pöörde ja see on, noh, siis kas paned inimese naerva või nutma ja siis see müük, on ju, noh. Ja sa tegema inimesel tekitama meelemuutuse, see on kõige tähtsam, ükskõik, kas sa vaatad printreklaami või. Ja kui inimesel tekib meelemuutus, siis tõenäoliselt tal tekib ka lõpuks käitumislik muutus, on ju. Et noh, nagu on päris hea, nagu, et kuidas nagu reklaame hinnata, et kui lõpuks inimesel tekib käitumislik muutus, ta näiteks, noh, see tähendab seda, et
kõige põhiline käitumine on see, et kui sirutab käe mingi toote järele, siis on see reklaamitava toote järgi. Ja siis tekib muutus ka pangaarvel sellel reklaami all. Mõlemal tekib. Ja, väike muutus. Inimestel nagu muudavad nagu käitumist on ja noh, ja praegu on enamus nagu reklaame, mis nagu festivalide auhindu saavad need reklaamid, mis muudavad nagu maailma paremaks. Et nad midagi teevad meie ümbruskonna inimsuhete või mingite inimgruppide jaoks siis elu paremaks ja lihtsamaks. Aga siin on nüüd see asi ka, et reklaamis, mul läks mitu asja nüüd jooksis korraga. Ma võin rääkida veel autodest. Ei ole vaja. Et kui palju on see vahekord muutunud adaptsioonide ja originaalreklaamide suhe, et omal ajal ma mäletan, mis hakkas häirima oli see, et me saime teha suhteliselt vabalt seda sama loomingulist tööd, et kirjutada mingeid stsenaariume, mingi koha peal teha neid ellu viia ka nullist teostuseni. Et oli selline võimalus 90-ndatel vähemalt veel. Ja siis ta hakkas ajapikku hääbuma. Et tulid adaptsioonid, et kuskil Poolas oli valmis tehtud mingisugune teleklipp ja siis tuli teha meil mingi lipsing nimetati, et huuled liiguks umbes samamoodi nagu seal Poola näitlejal, aga jutt on eestikeelselt peale loetud. Ja siis hakkas see loominguline aspekt nagu järjest vähemaks jääma. Et kas see tundus mulle, kuna ma ei olnud ju seal reklaamis niimoodi tihedalt, et ma niimoodi räägime võõrsõnadega, et reklaamide adopteerimine on siis see, kui sa siis nagu võtad siis välismaa reklaami ja loed eesti keele juttu ära ja siis veel teed, kuna nagu see siis veel lõigatakse veel lühemaks ka, kuna see on nagu kallis on see eetriaeg on ju ja see ongi see, et ütleme, see on mingi omaette elu, see käib kuskil reklaamiagentuuridest kõrval, seda teevad mingid spetsiaalsed firmad, kes nüüd teevad spetsiaalsed firmad, kes on nagu keskendunudki ainult sellele ja see elab oma elu täiesti. Need koha peal ikkagi nullist lõpuni asju on? Ikka tehakse, muidugi tehakse, lihtsalt need adapteeritud või adopteeritud reklaamid on siis siuksed, see point on siis selles, et nad ongi meelega siuksed nagu küllaltki ebameeldivad või nagu nõmedad. Nad ongi nõmedad. Ja, aga sellel on üks põhjus, et tuttav näitlejal ja võõras nägu. See on mingi psühholoogiline asi, et neid ei olegi mõtet teha häid, on ju, kuna nagu ta nagu töötab teistmoodi kui loominguline reklaam. Ütleme, loominguline reklaam on see näiteks, kujutame ette ühte inimest, on ju, kes tuleb ja räägib sulle ägeda anekdoodi, on ju, see on nagu tuleb mingi reklaam, on ju, räägib sulle, see ajab siin naerma, on ju, siis sa suhtud positiivsemalt sellesse brändi, võib-olla ostad ka tore, on ju. Aga nagu nende nii-öelda loominguliste reklaamide häda on see, et või mingi teine reklaam paneme siis nutma sinna, okei, ükskord vaata, mõtle kujuta ette inimest, räägib su anekdoodi, siis sa tuleb nagu, vaatad filmi, on ju, reklaamipaus, keegi räägib su anekdoodi, siis 20 minutit filmi, hakkab uuesti reklaamipaus, sama mees, ta räägib sulle sama anekdoodi, on ju. Nii, okei, vaatad, okei, oli küll hea nali, jah, okei. Siis tuleb jälle 20 minutit pausi, jälle keerad kanalit, on ju, jälle see sama mees tuleb, jälle räägib sama anekdoodi, on ju. Nii et seal on mingisugune selline kiiks, et see loominguline reklaam tegelikult ei vaja nii palju meediat, et see nagu töötab ühe korraga, jääb meelde ja see kordus ajab nagu närvi, aga need teised reklaamid, ebameeldivad reklaamid, need on põhimõtteliselt nagu see on nagu selline nagu press ajule ja tampimine. Mahuga ja see ongi nagu tehtud, kõik on tootmine võimalikult odavaks, sa näed seda võimalikult palju ja see alateadlikult, see info voolab sul kuskile seljeajusse, mitte sellesse mõtlevasse ajusse ja sa lähed poodi, võtad selle, ma olen kuskil näinud seda. Aga enne kui mul jälle meelest ära läheb, nagu tagasi juts, et küsin kohe, et kas see uuringuid nüüd peaks olema juba tänaseks hästi palju, et kas on tehtud, et kas loomingule reklaam, mida näidatakse hästi vähe versus mahupõhine, mida on kõik kohad täis. Vanasti oli, ma mäletan, kui ma reklaamis viimati olin, oli nii, et ikkagi mida rohkem, seda uhkem, et see on tõestatud fakt, et kui sa ikka massiga lööd, siis on ka tulemus parem.
et kas seda on mõõdetud, kas seda on midagi teada? Ikka on ja need nagu muutuvad ja nagu ajast ongi siuke, kus on nagu kui sa nagu praegu läheksid panka, tahaksid pikaajalist laenu, siis hui sulle antakse, on ju. Aga tahad tarbimislaenu võtta, siis palun väga kohe, on ju, kõrge protsendiga. Et turg on laiali jagatud, turg üldjoontes laiali jagatud, väga harva, kui keegi hakkab turu osa endale muutma, tahetakse kiiremini saada majandustulemusi kätte, seepärast ongi nagu need allahindluskampaaniad, massiga kiired peale, võimalikult odavad, võimalikult palju rahalist tulemust ja mis siis on see, et juhtub, et see tulemus küll saadakse just nimelt lühiajaliselt, aga see brändikasvatus, mis nagu pikemas perspektiivis siis too peaks kasu tooma, et see siis nagu jäetakse nagu tahaplaanile, et kuna praegu me räägime, et võib-olla peaks selle lahti rääkima, et tootereklaam versus brändireklaam. Need on nagu enam-vähem samad. Et üks on ikkagi sa kaubamärki nii-öelda imidžit tekitad ja teine on see, et sa müüd kanakoibi, lihtsalt kanakoibadena. Need ei ole nii lihtsalt müüd või lihtsalt on, mõlemad on täpselt võrdne asi, et hea brändireklaam müüb toodet, hea tootereklaam müüb brändi, on ju. Aga lihtsalt, et väga palju on, aga see mainereklaam on investeering, selle tulu saad sa tagasi aastate jooksul ja kordades nagu rohkem, aga aeglasemalt, aga lihtsalt praegu on nagu tundub, et nagu majandus igal pool võetakse nagu seda investeeringut välja. Kas see brand equity või brändi väärtus siis eesti keeles, kas see on endiselt nii, et nii palju kui sisse on tambitud, nii palju võrdub selle numbriga? Vanasti ma ütlen Coca-Cola võrdus, ma ütlen 42 miljardit, et see on nagu see, kui ta tahaks seda maha müüa, siis oleks nagu see hind. Ja ma mõtlesin, mul on õnn on olnud mitte tegeleda rahadega. Aga seda ikka võib küsida, et tele oli kunagi päris kallis sekund, aga nüüd kõik kerivad ju reklaam edasi, olgem ausad, kes ei viitsib neid vaadata? See on niimoodi, jälle hindame ennast jälle nagu see, kellega sa siin oma tuttavate tutvusringkonna peale, et tõesti, kui sa mõtled... kes see vaatab, ole nüüd, keegi ei vaata sulle. Ma ütlen kohe, see on see, et me ei tea kedagi, kes teaks kedagi, kes ei keriks reklaam edasi. Tõde on see, et see teine maailm algab täpselt peale Jürit lõuna poole, ja seal on kõik elu on hoopis teistsugune, et see... Et üle õhu antenniga, sellega ei näe kommertskanaleid. Kommertskanalid on automaatselt keritavad. Ma võin sulle öelda, et näiteks olles esinenud Aktuaalses kaameras, kui palju tuttavaid... Ma nägin sind, kui sa seal olid. Selgus vähemalt see, et mitte see, mis seal nagu toimus. Kui me räägime sellest Trumpi plakatist. Et kui paljud inimesed tegelikult vaatavad televiisorit laivis, et see oli nagu mega number. Ja aga see oli riigitelevisioon, seal ei ole reklaam. Aga tegelikult on see ühegi... Ja peale Jüri, seal ongi õhu antenniga tulebki. Sealt tuleb ilusti täpselt muid asju ka nii, et selles mõttes see ütleme nii, et telereklaamide efektiivsus ei ole nüüd langenud drastiliselt. See on samamoodi nagu ennustatakse, et Eesti Ekspress pannakse kinni ju, see käis peale 3. aastat. See on tegelikult küsimus, et ja paberraamatud kaovad ära, et kõik hakkavad mingid kainid... Vilman, tegelikult on see küsimus, et kas, et loogika, mul ütleb nii, et ma ei usu, et sama palju vaadatakse reklaame kui 20 aastat tagasi telest. Sa ei pääse lihtsalt selle eest, vaata, kui sa elad kuskil sellises kohas, kus sul televiisor mängib 24 tundi ööpäevas, seal sõbrad käivad sisse välja, oled töötu, näiteks sul, või vastupidi, sa oled, käid ka kuskil nagu kuidas see on see 3 päeva tööl, 2 vaba on ju, et see on teistmoodi elu ja neid inimesi on ääretult palju rohkem kui meid, me oleme mingi kuradi, ma ei tea, me pole 4% Eesti elanikkonnast, kes praegu kerivad. Nüüd sa väida, et see minu mõttekäik on täiesti väär. Ei, see kõik toimub, aga mitte nii ruttu, et need muutused on need on ikka klassikaline print, siis print on lihtsalt tele ja raadio prindiga on küll, print on langenud kõvasti, prindi vaadatavus on totaalselt langenud, kuigi saaks praegu just vastupidi teha nagu mingites kategooriates oleks selle printi nagu kasulik teha. Üks hea asi on veel, mida võib nagu tuua näiteks, et mis ei ole absoluutselt muutunud, kogu aeg on stabiilne, mis sa arvad, mis meedia see on? Kogu aeg on raadio. Täpselt, raadio ei ole nii, ta on olnud aastaid
sama ja ta ei ole ka muutunud vähem ega rohkem paremaks, ei ole, meie riigis ei ole ka podcasti maailm peale tulnud. On näiteks, siiski näiteks Kukul on podcasti äpid. Ja meie siin sealt nagu tohutu kuulajad, ma kuulsin, et Ida raadiol oli ükskord, neil oli rekordarv, neil oli 20 inimest kuulas laivis. See on see konteiner, mis on siin Kalamaja. Ja meie siin, 200 töötajat olema. Ja meil ongi need 3 inimest, me oleme siin ja ongi nagu tore, on ju. Aga ongi tore. Tore ongi jah, et selle mõttes me oleme vipid, et mulle väga meeldib. See on nagu, tõesti, mida veel maailmas teha, teed ise endal raadiot. Super tunne, on ju, et telejaam on see siin. Või jah, paned pildi teatri etendus käib meil praegu. Okei. Võiks midagi ilusat selga panema. Et nii on tänapäeval lood, et aga nüüd ma ei ole sult ikka vastust välja suutnud õngida, kas tulid see selle mõttega, et sa ei vasta spetsiaalselt, et ma ütlesin sulle enne telefonis, et... Ei, ma ei tea midagi sellest. Ma ei ole ka mingi siuke inimene, kes oskab mingid oletust sellepärast, et ma olen üle 10-aastasega vaevanud ja ma ei saa aru, mulle vaieldakse vastu pidevalt ja mul jääb mulje, et see on selles kinni, et näiteks, ütle, kas see võib niipidi olla, et kui nüüd ütleme seal kettides ja seal, kus seda võiks kasutusele võtta, seal on igal pool on üks IT-mehed ja niisugused tegelased, kes saavad kuupalka ja isegi juhatuse liikmed ja nii edasi, kes saavad kuupalka ja nüüd, kui nad peaksid istutama omale täiesti uue nähtuse. Impregneeruma selle uue nähtuse sinna, omale sinna ikka väga palju võõrsõnu tuleb panna. Et sinna asja sisse, et siis nad lihtsalt ütlevad, et see ei ole võimalik ja siis juba see tehnoloogia kauge juhatuse liige on hea meelega nõus, et see ei ole võimalik ja omanikule öeldakse ka, et see ei ole võimalik. Et seda nagu ära, et jõuda selle mõttega nende inimesteni, kellel on otsustamise õigus. Ma arvan, et vaata, sul on tegelikult väga hea, et sa tegelikult võiksid, ma arvan, sa jõuad väga kaugele, sa ei tüüta need inimesed ära. Lihtsalt käid närvidele nii kaua, kui nad võtavad. Nad ei lase mind uksest sisse. See tuleb õppida selgeks akendast sisse ronimise siis. See kui uksest välja, siis aknast sisse. Mõte ongi selles, et nüüd ütleme, et oli mul, et näiteks üks osa sellest saatest ongi nagu see pitch, et ma ainult saadan lingi. Et ma, sest et ise enda müümine on äärmiselt keeruline tegevus. Sa seda kadunud Vello Ranna lugu tead või? Milline kadunud Vello Ranna lugu Vello Rand oli Raadio 2 siis programmi juht, eks, ja siis mingid tüübid tegid nalja, küsisid, et Vello, kuule, et su nimi on Rand, on ju. Ja on Rand ja mis siis on, aga su nimi oli Rand, on ju, järelikult su isa nimi oli ka Rand. Oli küll. No vaata, Vello selle juurde Son of the Beach. et siuke, ma ei tea, mõttes, et saade rullub lahti nagu see mõte. Okei, aga nüüd siuke asi nagu jälle võõrsõnu on tore kasvata, elevator pitch. Tõesti prefektne saade. Prefektne saade. Prefektuurne isegi võib öelda. Et elevaatori pitch. Nii. See ei ole mitte lifti lits, vaid see on... Nii, ärge mingem labaseks. Ärge mingem labaseks, tõesti ropendamine keelad. Et kuidas eesti keeles selle kohta öeldakse kiir tutvustus või? Mida iganes. See, kui sa pead liftis maa müüma idee 3 korrusega. Vaata, seal on Ameerika filmides on ka nagu mingi koolitus siuke, et näed, mul on pastakas, müüge see maha on ju mulle. Ja siis mingi tüübi too vaatane ilus pastakas on ju. Ja siis see üks mees oli siis, kes nagu, et kurat, mitte keegi ei oska, aga mul on üks tuttav, kes nagu müüb sulle selle pastaka kohe tagasi on ju. Ja siis ta läks tüübi juurde, tüüp ütles, kuule, näed, salfrätik. Anna see vastakas mulle, anna mulle see vastakas, on ju, näe, Sarka, anna, näe. Nii, on ju. Nii, ja nüüd kirjuta enda allkirja sinna paberile. No selge, jah, sain juba. Nii. Jah. Vaata, sul peab olema vajadus selleks, et sa selle toodet tahaksid. No aga nüüd, kui ma kirjutasin nüüd selle saate jaoks siuke elevaatori selline kiire, et nüüd, kui sina oled nüüd selle keti juht, mina sõidan sinu koos liftis ja ütlen, et mul on selline eesmärk, et tarbidaks rohkem sinu kaupa ja teenuseid. Sellega sa oleksid kohe nõus, eks ju? Jah, see peab kuidagi nagu siis... No siit tuleb edasi nüüd paar lauset, et soovita paremat tulemust väiksema ressursikuluga. Raha saab paigutada mitte reklaami, mida inimesed ei taha, vaid kaupadesse, mida nad tahavad. Ja see kõik on tundub väga... Jääb allahindlus, kuid lisandub võimalus ka muidu saada. Okei ju.
ei toimu ebavajaliku kauba vajalikuks muutmist, vaid vajaliku kauba muidu saamise võimalus. Läbinisti aus ja loob usaldusväärsuse. No siukene nagu pitch. Nüüd me jõudsime liftiga õigele korrusele. Nüüd kas selle jutu peale sa kutsudki mind kabinetti, et ole hea Toomas, et räägi, näita neid turu-uuringuid, mis saad viis ja sulle tegi veerand miljonist. Kas asi areneb sellest edasi? Ma ei usu, ma ei tea ka, et see on nagu need see on umbes praegu see on siuke hetk, et ala nõmmikte nalja või nagu, et räägi midagi siukest või et müü nüüd eskimotele lund on ju, et see võib ikka olema nagu selle mõttes see on võib-olla see lihtsalt sarka see mõte on üks mingi väike osa mingist paljust asjadest on ju ja mis seal jaemüügi maailmas toimub on ju, et kui see nagu ma ei kujuta ette, mis seal tehnilisi vahendisse veel vajab ja nagu No vaata Vilma, ma lugesin saate alguses, lugesin oma toetajate seda, oma toetajaid, lugesin ette. Nüüd on nagu, kui minu eesmärk on olla täiesti sõltumatu, siis mul oleks see nüüd, kui ma saaksin selle asja, leiaksin inimese, kes tuleks osanikuks ja müüks selle maha, siis ma oleksin täiesti sõltumatu, et see oleks minu jaoks nagu ei ole tore. Nüüd, sellepärast ma nagu tahangi seda maha, sellepärast ma ei ole aastaid tegelenud, et mul pole olnud vaja sellega tegeleda. Nüüd ma jälle tunnen, et on. Et küsimus ongi selles, et kas mul on mõtet sellega tegeleda. Mina ei tea, kui tundub huvitav ja muud pole teha, et siis muidugi kõige tegeleda on ju. Mina nagu kaubamärk ja siis see oli küll jube mõnus, et kui toode müüs, et siis litsentsitasuna iga kuu laekus raha ja ise ei pidanud midagi tegema. Et kui on, et minu arust see on nagu päris okei, kui on mingi siuke asi, mis toob litsentsitasusid sisse, mingi leiutis, mingi kaubamärk, kas sa arva nii? No neid leiutajaid on, kes on oma leiutistele litsentsid võtnud ja ootavad, et nüüd tuleks ka raha, et neid on nagu vist suurem osa on siuksed leiutajad. No ongi. Ma kuulun ka praegu nende hulka. Et kurat, oleks pead leiutama mingi lihtsama asja või mingi. Aga kuidas palgatöö praegu agentuurides sisse toob? Niimoodi lahtse tekstiga rääkides. Omal ajal oli see ikka päris kõva vahe oli tol ajal, kui krooni alguses, kui nagu palgad olid väga väiksed ja agentuurides olid ikka tuhandetes, muidu olid sadades. Et kas see vahe on säilinud? Ei ole, ma arvan, et mina tõden iga hetkega, et ma olen vales businessis on ju, et näiteks ma töötan siukses majas, kus all müüakse Lamborghinisid ja Bentley'd ja Lotuseid. Siuke salong on seal, hästi tore salong. Ja see on sadamas. Seal ostetakse niimoodi, et see on hästi sõbralik seltskond, näiteks ma oma lapsega käisin seal, sest ütlesin, kuule, tahad näha autot, meil käivad uksed üles niimoodi, siis läksime sisse ja ütleme, kas te saaksite näha seda autot, kus uksed käivad üles, siis ei kahjuks ei ole praegu seda mudelit, aga meil on siuksed uksed, kas need sobivad, on ju, sest okei, need sobivad küll, siis me vaatasime siis seda, kuidas autot käivad üles ja siis lapsele meeldis ja on kõva Lambo fänn. Ei, proovisõidule ei käinud, sellepärast, et see auto kõigepealt, et see viiakse treileriga üldse kuskile omanike juurde. See on näiteks veel selle maja klientidest veel nii palju rääkida, et ühel päeval läheme tööle, vaatame, et treileri peal on auto, siuke tume Lamborghini, millel on number Jefka 3. Et saad aru, et sul on okei, kui sul on raha ja sa oled loll, eks meil on mitte nii väga nagu sellist kombinatsiooni aga siis sa võid aga miks sa pead teistele näitama seda, et sul nagu suhtkoht nagu ei toimi on ju. Ja siis tuli välja hiljem, et juba oli see autonumber äratas tähelepanu Jefka 3 on ju. Ja siis selgus, et need omanikud on kuskil Põltsamaal, metsaärimehed, 2 venda ja see auto, neil tegelikult oli Jefka 1 ja Jefka 2 oli siis Mercedes mingid eriti kallid mudelid ümber ehitatud, aga vaata, nagu vennad on ju, aga vaata Lambo jaoks nii palju raha jätkunud mõlemale osta.
siis oli nagu FK1 ja FK3 oli siis kahe peale, on ju. Aga FK2 ei olnud? Ei, FK1 ja FK2 olid siis nagu need Mercedesed, on ju. Ja need on vennad Jegoorovid, on ju, ja Põltsamäe ärimehed, on ju. Ja siis sellel lool on, sellest oli isegi uudis, oli Delfis ilusti. Muidu ma poleks teada saanud, et see nagu ajakirjanikud uurisid välja, kuhu see läks ja mis siis toimus. Ja siis see veidigi sinna ja lihtsalt nagu, ja selle auto, kui sa oled nagu Lamborghini omanik, siis tegelikult see on üks maailma ökomaid ja siukseid nagu loodussäästlikumaid autosid. Lamborghini. Ja kuna see on, esiteks ta on käsitöö, praktiliselt on ju, ta tehakse käsitsi, siis neid tehakse vähe, nad on kvaliteetsed ja nendega ei sõideta. Selles mõttes muidugi. Ta on puhas öko, süke nagu Köönigseeg läheb ka sinna seiresse. Ja kõik siuksed vaatamisautod on ju, ja siin veel niimoodi, et sul on nagu kohustus seda autot siis ka ära teipida näiteks, et see värvikriimud, et see kõik oleks nagu briljantne, müüakse järgmise omanikud, teip maha ja müüakse ära. Oota, seleta lahti, mida teipida? See kilega auto kaetakse kilega ära, et nagu kerevärvi kilega. Et sul värvivigastused ei tuleks, on ju. Et see on nagu, ongi nagu kohustus, ühesõnaga, see FK3 lugu läheb edasi niimoodi, et see, et Delfi kaudu sai siis üks teine ärimees teada, ka mingi metsa või mingi põllumajas ärimees, vaatas, et ohoo, kurat, Põltsamaa kandis mingid mehed tõstavad pead ja ostis endale Ferrari. Ja siis see on nüüd see uudis, et kuskil mingi vend oli ostnud punase kasutatud Ferrari ja sellega kraavi sõitnud, õigemini mitte kraavi, vaid üle pea kaela kuskil põllu peal ja seal veel leiti mingid töömehe saapad. Ja see oli niimoodi, et mees ise autot juhtinud, tal oli, ütles, et kuule, töömees, või sõber on ju, tule sõida, on ju, ja siis vajutasid liiga kõvasti ja siis nagu põhimõtteliselt ei ole võimalik, et mingid mehed sõidavad siin ägedad autodega, Eesti värk, naaber sõidab, ma pean ka saama, on ju. Et selline maailm käib siin. Põhimõtteliselt selle autoga midagi muud teha ei ole, kui seda ikka vaadata. Ma just ka jäin mõttesse, et treileriga viiakse, mis tõstetakse ukse ette maha, sõita kuskil pole. No sa lihtsalt, Eestis sa ei saagi. Tänaval küll pole, mina küll näinud ühtegi. Ferrarit vist olen kunagi. Kiiresti sõita ei tohi, ainult asi, mis on kiirendus. Ei, aga ta on nii madal ka ju, et see teed on niisugused, nagu nad on meil. Ja Saaremaale põhimõtteliselt sa sõita ei saa, kuna praami peal lõpp põhja alt ära või logarida. Ja ei, muidugi. Aga ühesõnaga me rääkisime sellest majast vist ja mis seal all toimub, on ju, või kus me sinna jõudsime, kuidas me siia jõudsime praegu? Ma jäin ka mõttesse. Okay. Mis majast? No kus me selle töömajas, kus me töötame, on ju. Liivalaias? Ei, see on sadamas. See on, kus sa praegu töötad? Et seal müüakse Lamborghinisid, sa ütlesid. Miks sa seda ütlesid? Sa küsisid midagi? Ei, mina ei küsinud. Okei. Aga autodest rääkida veel edasi, et mul on ju see, et võtta ma ostsin selle Buick Wildcati, selle vana mingi Ameerika auto oli, mis oli mingi Vene ajal mingi meremees oli toonud Eestisse. Palju sul praegu autosid on üldse? Ma ei tea, vist on 4 või 5 või peres. Sul on mingi selle jaoks? Jaa, mul on nagu praegu ei ole, mul on vedas, mul oli niimoodi, et kuskil hoida, mis mul mingi väimehe kandidaat ja siis tal on Kostiveeres on hästi suur angaar ja siis juba vaatamise autod on seal? Ei, ikka sõitmiseks, jah. Kõik sõidavad? Jaa, et vaata, see on nagu kingadega ka, et sul on ju sandaalid, on ilusa ilma jaoks siis, või plätud on ju siis kuskil talvel metsas siis möllad mingi kummikutega või mingi tanksaavastega on ju, tegelikult autodega sama asi on ju, et sa igale poole ei saa nagu, ma ei tea, mingi sõiduautoga sõita on ju, et kuigi näiteks mul on maastikuautodega nii, et mul nagu väike heledapläine blond abigaasa sõidab kõige suurema, kõrgema autoga on ju, mis see, millegipärast tahetakse öelda, et see on luksauto, aga see on Volvo Maastur, aga tegelikult see on lihtsalt see, et kus on suur pere, siis sul lihtsalt peab olema 7 kohta autos ja siis on igasugused kola ja laste kärusid ja asju ja neid tarida ja siis ma kuulen, et mingid tüübid ütleb, paneme nüüd nendele suurtele autodele mingi luksusmaksu, ma ei tea, kas siis minu jaoks ei ole nagu, et mul on auto, kuhu mahub kogu mu kola koos lastega ja ämmadega ja oi-oi-oidega ära. Kui sul on nii palju autosid, siis või mitme autoga sõita ka? No see oleks ka tore autorong, võiks autorong, jah. See oleks ju ka täitsa lahe. Ei jah.
selle peale ma olen tulnudki, jah. No, siis lahe oleks 2 enda auto vahel avarii teha näiteks, et mis kindlustus ütleb. ma ei tea, jah, et mul oli viimati põdraga oli ja kokkupõrge kindlustus ütles, et kui ma küsisin, et kas ma saan nagu kompensatsiooni, et põdrad ei maksa seda kindlustust. Selgus. Okei, ja. Puudujäägid. Teadmist. See oleks ka muidugi hea nagu teha. No aga selge, Vilman, tore oli sinuga siin vestelda nüüd niimoodi ja siis mis me nüüd siis teada saime? Mul üks asi veel, mul on üks päris lahe, mul on veel üks vana Mersu, kupee Mersu, 2 uksega, jumalasta stiilne. Räägi, milline ta on? See on roheline, siuke piitnahk sisuga ja ma arvan, et sinna ma vist sobin kõige paremini sinna sõitma ja noh. Ja see oli, ei ole, ta on siuke tekstiil nagu jumalasta piitsisu on, jah, 83. aasta auto. Siuke retro? Jah, väga lahe auto. Kupee? Jah, 2-ukseline. See tähendab, mul 4 ukse jaoks raha jätkunud osin, et 2 uksega auto. No aga miks sa siis praegu selle Saabiga siin oled? See on igapäeva auto. Et selline nagu Oot, sul on see suur auto, see on igapäeva auto, see on 2 uksega auto. Ja on pühapäeva auto. Mis sul pühapäeva auto? No see on see puik valtkett, see mis on nagu aga siis on ikka veel 5, mis see on? Teisipäeva auto, kalapäeva auto. Ei, see on reedepäeva auto. Kalapäeva laupäeva auto. Kalapäeva laupäeva auto, mõtlen kohe, kas ma nüüd... Ei, kalapäeva esimene püha. Ei, see on Saab, mis on nagu see vana mudel, mis on maha müümata praegu. Jumalast odava hinnaga. Palju sa tahad? No ma ei tea, mingisugune 1500... meil on siin terve maailm vaatab ja kuulab meid. Ja, et on pakkuda väga hea mootoriga 250 000 läbisõit, väga haruldane, väga kiire auto, väga vilgas, täitsa tehniliselt korras, nagu ikka. Pena või diisel? Mul on kõik bensiiniautod ja Tesla peale ei ole mõelnud? Tesla peale muidugi, kui tahavad näiteks vastu enda tahtmist Stockholmis või Helsingis käia, siis kindlasti Tesla. Sest et ainult seal on nagu juhtub midagi autoga drastilist ja hooldusesse minek on ainult siis lähimad linnad on Stockholm ja Helsingi. Siin Eestis ei ole võimalik? No esindused on ainult ja kohustus on käia seal, jah. Aga Tesla omanikud ütlevad, et nad ikka kuidagi siingi mõned mehed ikka teevad mingid lihtsamaid asju. Põlve otsas siis? No jah. No aga neil on kõigil garantiid ja värgid. Jah, aga kui sul on nagu see soovituslik kohustus on jah, et siis saad siuksed... Sa tead, et Norras on kõige ostetum auto on Tesla? Elektriautod, jah. Seal on üle poolt. Naftariik. Jaa, aga seal on naftariik küll, aga maksud on nii kõrged, et mitmes riigis on nii, et see auto ostu hinnale lisandub maksude kulul veel üks auto hind, et sinna pole, me võib-olla oleme teel, ma ei tea. Selge, nüüd me oleme siis teemad läbi võtnud, naistega läks kuidagi jõle libedalt, jäi täitsa peaaegu vahele. Jah. Poliitikast sa ei tahtnud rääkida, autodest ma ei tea, poliitikast mitte midagi, kahjuks on selle... Siis on ju põhimõtteliselt kõik, mis vaja on räägitud. Et mina ootan endiselt Real Bonnile osanikku ja sina müüd, mis autos oli nüüd? Saab 95E 2002. Täitsa nagu hästi hoitud. Hinda sa praegu ei ütle? Ma arvan mingisuguse 1000-1500 vaatan selle. No jah, ma annaks ka ettevõttest mõnikümmend %, oleneb inimesest läbirääkimistest, et kui palju ja mille eest. No võt, selline reklaamsaade sai meil. Saabis on veel kassetimängija ja DVD ka sees. Mõlemad või? Ja DVD ka, jah. See on väga cool, see on retro, super. Vanus Sweedi ja Slade'i kasseti kuulata. Vist mul isegi võib-olla leidub. Need annab kaasa? Jah. Ja siis ma annan kaasa ka ühe asja, mis on kindlasti kaasa annan, et ma käisin praegu, üks tüüp on ostnud ära Estonian Airi kama. See tähendab need kärud, mis seal, millega siis stewardessid käisid seal vahel, siis igasugused toidukastid, tassid, hapnikumaskid. Neid ei olnud, aga oli näiteks, ja mis Saabiga kaasa tuleb, siis nagu Estonian Airi lennuki see põgenemise evakuatsioonikaart. See on äge. Aga see on Saabi, kuna Estonian Airi kui Saabid on ju,
siis üks Saabi kaart tuleb ka selle Saabiga kaasa, et see on siis kauba peale. Et piloodid lisaks hambaarstidele, arhitektidele sõitsid ka Saabidega. Jaa, sest Saab on lennukifirma tegelikult, see siiamaani teeb lennukid, et automajandus on vussis, aga näiteks Saab teeb ka väga, tähendab sõiduauto, aga Saab Scania, ja Scania on siis nagu siis Saabi siis automark, mis teeb veoautosid. Nojah, mul on see Realboniga on kaasas, on veerand milli eest tehtud turu-uuringud, väga kõva turu-uuringud. Kauba peale? Ei, need on mul olemas, et need ei ole vaja enam tegema hakata, et selles mõttes nagu kõik on olemas. Võt sellega siis täna lõpetamegi siis. Eks me näeme jälle, et kui huvitavaks läheb. Ostke, tulge. Ostke meie asju, siis me tahame teie raha. Jah, aitäh, et tulid. Palun.